nii Ossanuga, kus see lärmab. Et siin on nüüd natukene palju sellist möla, et ma ei tea. Et video kiiremini edasi läheks, siis ma tõstan vahepealt edasi, et siin on selliseid lihtsalt nõmedaid kilde vahepeal. Nii, algab lõpuks tegevus, et siin on siis näha, et ei ole siis ilmtingimata koppa vaja, et aitab sellest, kui on hulga labidatega mehi, et saavad hakkama küll. Mehed on muidugi tugevad, et jaksavad tõsta siin väikseid kiviplaategi. Ja siis nad nüüd praegu leidsid selle sadevee toru ja lõikasid selle lihtsalt läbi, et ei tea siis, mis loodavad, et see vesi siis tuleb sinna tiiki. Gets the rainwater out away from my house, so we have to reroute that. My dad's not home right now. He's not going to be too happy about that. This is a laser level. What we're trying to do is we're setting our water level approximately 4 inches below the top of the patio. Water level is going to be 2'4". I want to make about 8 inches. Laserloodi see mõõdulatt on natuke teissugune, kui me oleme harjunud, aga põhimõtteliselt vahet ei ole ju, milline see latt on, et seal ei pruugi üldse numbrid peal olla, et tähtis on see, et sa selle laseriga selle nullkõrguse kätte saad ja siis sealt saad mõõta juba kas siis allapoole või ülespoole. So what are you doing right here? We're digging a hole! Joe and I have been assigned the hole for the skimmer here. I helped dig your pond. Now I gotta dig this one. Oh, barely. Oh, barely. So you're doing the same thing here at... Nii, nüüd esimest korda ilmus kaadrisse see plastikkopsik, et neid on siin 2 tükki, et üks on siis praegu ekraani alumises vasakpoolses nurgas ja teine on ekraani ülemises parempoolses nurgas. Et nende kopsikute kohta siin pärast veel, aga praegu siis juba selles staadiumis juba sätitakse nad paika. Et ennem seda, kui nad selle ülejäänud tiigi valmis teevad, nad juba panevad selle toru ära, vooliku ära, mis ühendab siis seda alumist kopsikut ja ülemist kopsikut, et see jääb mulle alla. Palun nüüd point ka nendel kopsikutel? See selgub natuks aja pärast, aga ma võin ette ära rääkida ka, et siis pärast ma lihtsalt ei kommenteeri, et alumine kopsik on nüüd see, kuhu siis voolab vabavooluga see tiigivesi, sinna tulevad ka filtrid, mis siis aitavad puhastada, sinna kogunevad teoreetiliselt ka puulehed, mis vee peal ujuvad. Sellel oli üks ilus nimi, aga mul praegult on keele peal, aga ei tule välja. Et siia tuleb ka pump sisse, et pump uputatakse siia vee sisse ära ja pumba peale tulevad siis need filtermatid, mis siis hoiavad selle sodi kinni, et sinna pumba vahele see sodi ei läheks. Kas meil ka müüakse selliseid kopsikuid? Ei müüda. Ja teine ülemine kopsik, sinna tuleb lisaks veel üks täiendav filter, kuigi seal tegelikult see filtrit vaja ei ole. Et sealt põhimõtteliselt lihtsalt hakkab see kosk alla voolama, et muud ülesannad sellel ülemisel kopsikul ei ole. Aga saab ka ilma järelikult? No tähendab, jah, seda nüüd ta praegult siis andis olulist informatsiooni seda, et need kivitükid tuleb alt ära korjata ja seda on siis vaja selleks teha, et need kivitükid seda membraani ära ei lõhuks, et põhi peab olema siis ilma selguste teravate esemeteta, et nad siin geotekstiili alla ei pane ja ajavad ilma geotekstiilita läbi, et panevad lihtsalt otse pinnase peale selle geomembraani. Suht õhukene membraan on neil, kui nüüd varsti on näha. Aga mis muidugi on täitsa nagu puutumatu teema, on see sama, kuidas nad seda põhja on kujundanud, et minu jaoks ongi see üks planeerimise nii oluline osa, et lihtsalt tunde järgi kopsivad ja annavad mingid kaldeid ja kujusid ja
jah, suht tunde järgi, et see ongi niisugune loominguline tegevus ja need astmed on vajalikud selleks, et nad saaks siia kive panna, muidu kivid veereksid kõik põhja hunnikusse kokku. Et praegu siis neil on võimalik need astmete peale need kivid paremini ära laduda lihtsalt. Ja kuna nad vähemalt jutu järgi kavatsevad siia ka kalad sisse panna, siis et kalad siis talvituvad seal kõige sügavamas kohas, et talvel puhkavad seal siis. No tunde järgi saad teha siis, kui sa teed endale ja mõtled, et natukene siit kopsin ja sealt, aga kui mul on ikkagi plaan ja kuidas ma siis selle lihtsalt kannangi need punktid jälle sinna maa peale, jah? Sinna maapinnale. No ja edasi on ikkagi suht silma järgi, et lihtsalt need astmed teha siis sellised, et sinna peale midagi saab toetada. Ma ei ole näinud päris sellist projekti, basseiniprojekti, kus oleks kõikide nende astmete kujud välja joonistatud, et siin on võimalik natukene loomingulist vabadust rakendada. Nii, nüüd on näha, et see membraan on neil suht õhukene, et see nüüd millimeetrine membraan küll ilmselt ei ole, et tundub, et pigem võib-olla siis 0,5 millimeetrine. No näiteks üks oluline asi minu meelest, mis on veel selle juures, et kõik kaldad oleksid ühe kõrguse peal. Sest et muidu ju jääb kuskilt see kile jälle paistma. Sest vesi on ju teadupärast ju läheb ju nagu raskusjõuga või kuidas see ühendatud anumate seadusega. No ühesõnaga vesi on alati loodis, jah. Tunnikusse ei jää. Et jah, ülemise serva nad loodisid selle laserloodiga paika ilusti ja ilmselt siis ka need astmed, et need on ka looditud selle laserloodiga. Aga kile kuskilt paistma ei jää, et kui see lõpuni vaadata, siis on näha, et nad katavad selle kile üleni ära. Ja siis kiletootja ise soovitab panna geotekstiili alla, et siin videos ei panda, et põhimõtteliselt kannatab ilma ka teha, aga kiletootja lihtsalt soovitab. Nüüd, et see membraan on siis suhteliselt silutud, aga väga hoolega ei ole vaja teda siluda, et vesi ja kivid ja kõik see paneb ta paika. No nii, nüüd on siis juba siin natuke kive pandud, et ülevalt on näha, eks, et need kivid on siis just nende astmete peale sätitud, need suuremad kivid ja siis väiksemad kivid on vahele topitud. Et tähelepanu siis muidugi sellele, et see kivi, mis ta praegult siia paneb, võiks olla siis kruusaveeris ehk siis ilma teravate servadeta kivi, et ta ise veel tallab siin nende kivide peal ka, et kui nendel kividel siin on teravad servad, siis võib selle membraani ära lõhkuda ja see on sellise tiigimembraani vahetus on juba väga keeruline töö. Aga neid suuri kive neid peab ikka panema ju ettevaatlikult, ega sa ei saa neid sinna lihtsalt veeretada ülevalt alla. Põhimõtteliselt saab veeretada küll, kui neil teravaid serve ei ole, siis ei juhtu midagi. Põhimõtteliselt ta katab ju terve selle põhja ikkagi ära nende kivid. Kile ei jää kuskilt. Ei jää, jah. Nii, nüüd on jälle üks oluline moment, et selle tähendab, oluline moment on nüüd see, et siin selle ülemise, või tähendab mõlemad, nii ülemine kui alumine, siis tähendab ülemine isegi ei ole nii tähtis, alumine on tähtsam, et alumine see mahuti, et see kile membraan liimitakse siis kahe selle plastiku vahele ja need omavahel siis tõmmatakse poltidega kokku, et siis see ühendus oleks täiesti veetihe, eriti see, mis on vee sees, ehk see alumine, kui sellel siin nüüd mingisugune lekkimine toimub, siis hakkab sealt basseinist vesi lihtsalt või tiigist vesi lihtsalt ära kaduma.
put all the screws in, and then we're going to cut that liner out right in the middle, and that's going to be the opening for the skimmer. Dude, it's coming together. It's looking good. We got some wood in here. That's going to give it a lot of character. See on nagu läbiviik on ju, et mingisugused läbiviikud on ju meil ka müügil väiksemal kujul. Midagi on, jah. Aga nõukogude inimene muidugi võtab selle musta segu kasti plastmassist, lõikab sinna tiksaega augu sisse ja ongi valmis. Tunduvalt odavam kindlasti, kui see päris õige asi. Ainult need filtermatte, neid annab ka ise kokku kombineerida siin mingitest geotekstiilidest või kookosmattidest või, et seda sodi püüda. 8 tons of granite cobblestones coming in, and that's just going to give us that really naturalistic appearance. Oh, this is massive. 400 plus pounds. What are these? Praegult tähelepanu sellele, et nad tõstsid seda kivi selle sama membraaniga, et mul on seal testis ka küsimus, et selle membraani omaduste kohta, et see membraan on hästi tugev, et sellega nüüd väga raske on teda katki saada, et kuigi nii kui sul on mingi terav asi, siis sa saad väga lihtsalt ta katki, aga nii kaua kui sul teravaid asju ei ole, nii kaua ta kannatab hästi suurt koormust ja venib väga hästi. Ma praegult ei ütle teile, kui palju ta venib, sest testis on küsimus, siis saate mõistatada. Aga me ju ei tea ka ju siis ju. Testis on ka link sinna, kus kohas seda teada saab. Et need uputatavad valgustid, nad paigutavad siis kivide vahele ja kaabli peidavad ka siis kivide vahele ära. Aquascape Inc. basically packages these pre-made. Ma pean natuke edasi panema, sest see mul on juba 11 minutit läinud videost. Et võib ennem kivid ära pesta, kui neid siia tiiki panna, et siis on seal vähem muda, aga põhimõtteliselt võib ka nii, nagu nemad tegid, et ei pesnud ennem ära, vaid nüüd siis uhavad selle muda sinna põhja, et see on suke ilus mineraalne muda. Nii, nüüd nad hakkavad seda ülemist sättima, kus siis et ülemine, see oli siis see, kust vesi välja voolab, kus tekib see kosk ja need sinna kose alla siis sätivad selle puujuurika. Ja siin siis tähelepanu sellele, et nad nüüd kasutavad seda sama kiviliimi vahtu, et ta on halli värvi, siis ta ei torka nii silma ja sellega liimivad siis kõik need kivid ja kivide vahed kinni, et vesi voolaks mitte kivide alt, vaid kivide pealt, selles on asja mõte. Päris korralik võimas basseinipump, et ma esimese hooga vähemalt ei näinud meil poes selliseid müügil. Nii, nüüd on need filtermatid, mis siis takistavad selle sodi sattumist sinna pumba vahele. Ja siin on ka vasakus servas on see ülevoolutoru, et see on nüüd ainuke koht, kus siis kui vett liiga palju saab, vihma sajab, et siis siit voolab üle sellest vasakul servas olevast väiksest august. Mul on 1 minut veel. No meiega sa võid edasi rääkida. Jah. Pretty slick, huh? And then here's the overflow. So here's how you adjust your water level. Right there, then it starts overflowing. Final step. Put it in the basket. So basically, a skimmer is like having somebody cut your lawn for you and you empty the basket. How often do you have to empty the basket? How much leaves you get? You don't have a lot of trees. Et see korv oli siis selleks, et sinna puulehti korjata, et kui siin pinna peal tekivad need puulehed, siis nad voolavad sinna korvi ja siis korviga saad nad välja tõsta.
ehk siis tuleb tootma hakata niisuguseid abivahendeid. Noh, nõukogude inimene kombineerib need olemasolevatest vahenditest, ei ole probleemi. Noor peale tulev põlvkond. No nemad jah, ei oska. Ja siis nüüd emale usaldati taimestamine. Emale usaldati nüüd taimestamine, et emaga minnakse nüüd taimi ostma. Et jah.